Maribel, me oleme siin võrratul EFTA galal ja uurin mina täna kõikide inimeste käest, millised on need Eesti filmid, mis on need eriliselt liigutanud, ehk võib-olla isegi traumeerinud? No traumeerinud, ma arvan, et enamustel Eesti inimestel on Kungsmoor. Ja mis on siis, kuidas see õige nimed, see ongi vist Kungsmoor on üks, eks ju, ja siis oli see teine, ütle mulle see... Kes see sarvedega oli? Nukitsamees. Nukitsamees. No see on täielik lapse trauma, ma arvan, et kõik lapsed said väga hästi aru, et ei tule kodust välja minna ilma et tead, kuhu lähed, eks ju, või pannakse metsa, et ei ole tarvis. Nii et need on mul kaks, ma arvan, kõige traumeerivad. Et Kungsmoor oli, ma idoliseerin nüüdseks Kungsmoori, eks ju, aga tollel ajal oli ikkagi natukene hirmus. Mille ees sul hirm oli? Oli see karakter kuidagi kummaline, oli see maailm kummaline, mis sind hirmutas? See maailm, sellepärast, et kui me vaatame üleüldiselt tollel ajal tehtud Eesti filme, eks ju, või sarju samamoodi, et tehti ju Mõmmi Aabits, et sul on need õudsed, need näod, eks ju, aga kõik nii fännasid, aga kui sa nüüd vaatad tagasi ja mõtled, et kuidas ma sain sellist asja vaadata, et huvitavad mälestused ja et alati on nagu olnud mingid natukene nagu halli ja kurba, eks ju, natukene õudset, et ilmutame ikkagi lapsi ka natukene, aga samas hoiame piisavalt, et vaataksid edasi. No sa oled küll väga tegus inimene, võib-olla see küsimus ei ole päris sulle mõeldud, aga küsin ikkagi. Räägitakse väga palju sellest, et televisioon on otsa saamas, Eestis seda keegi enam ei vaata, noored ammugi mitte. Kuidas sinuga on? Kas mõni telesaade siin Eestis veel liigutab sind? Vaatad sa üldse telekat? Igavesti kättemaksukontor. See jääb mul igavesti ja väga palju, tegelikult kui me vaatame, siis väga palju tehakse midagi uut ja mis on kõige toredam, et inspiratsiooni võetakse ka välismaalt ja seda tuuakse järjest rohkem Eestisse. Nii et tegelikult vaatamist on väga palju, võib-olla lihtsalt tõesti ei jõua see telerisse veel, näiteks mu enda samamoodi, ma olin just TV3 sarjas Buss ja et tehakse ägedaid asju, aga tõesti, mis me saame salata, et sotsiaalmeedia võtab maailma üle, aga õnneks on inimesed ka aru saanud Eesti telemaastikul, et sotsiaalmeedia peab ühendama tele ja nii, et me jõuame, küll me saame hakkama. Nüüd täielik kannapööre. Olen väga paljudel üritustel käinud sinust suurt puudust tundnud, sest et sa oled olnud täiesti kodumaa pinnalt ära ja keegi ei naeratanud mulle enam seal saalist vastu ja kuskilt. Räägi palun meie vaatajatele ka, kus sa olid, mis sa tegid ja mis sa siin nüüd teed? Ma olen hästi pikalt tegelenud modellindusega järjekindlalt ja ma olin just 3 kuud Soulis ja nautisin oma tööd ja modellimaailma ja uskumatult äge kogemus, et iga hetk läheks tagasi, kui saaks ja võib-olla tulevikus ka saab, et see on hetkel saanud mu põhitööks ikkagi modellindus, aga ma võin ka salakattel öelda, et uut muusikat on varsti kuulda. Kuule, aga kas see modellitöö on siis selline, nagu me oleme näinud sellest top-modeli sarjast, et ongi niimoodi, et Tyra Banks tuleb, ütleb, et nii, nüüd te lähete täna vee alla, täna teil lõikatakse kõik juuksed maha. Milline see reaalsus seal Soulis on? Ma näen, et juuksed on pikemaks kasvanud hoopis. Juuksed on pikemaks kasvanud, paljud inimesed, kusjuures täna ei ole mind ära tundnud, mis on uskumatu, et ma ei ole pikka aega muidugi juuksed lahti ka käinud, aga ütleme nii, et hullusid töid on alati modellinduses ja see jääb ja on, et fotograafid on fotograafid ja disainerid, edasi on loomeinimesed, et me ei pääse sellest kuhugi, eks ju, et kõikidel on oma idee, kuidas nende asi kõige paremini välja näeks. Aga ikkagi lihtsamaid töid on ka palju, kus sa lihtsalt teedki ühe poosi, teise poosi näitad, eks ju, et neid on ka väga palju, aga kõigest elab ära ja kõigega saab hakkama. Nii, nüüd on kõige olulisem küsimus. Ma ei tea, kas sa tead sellist filmi nagu Zoolander, aga seal siis tegelasel on selline firma nägu, Blue Steel vist oli äkki selle nimi. Milline on sinu Blue Steel? Palun näita meile kaamerasse. Näitame nüüd kohe, jah. Okei, ootame. Ära aja mind naerma. No nii. See on minu firma nägu. Mul sõnad lõppesid otsa. Aitäh sulle! Alati sinu jaoks kõike.